Eelmise nädala lõpul sain ma kaitsepolitseist vastuse oma kuriteoteatele, millega ma juhtisin tähelepanu sellele, et selle eelnõuga, mis nüüd on meile uuesti toodud siia arutamiseks, on tekitatud Eestile reaalne rahaline kahju selle eelnõu algatajate ja selle eelnõu läbisurujate poolt ja ka selle eelnõu vea tegijate poolt. Ja palusin välja selgitada konkreetselt, kes on selle vea tekitaja, mille tulemusena on esimese 2 kuu jooksul riigile jäänud saamata 4–5 miljonit. Kes seda täpselt oskab öelda, aga põhimõtteliselt siiski. Ja kui peaks minema nii, et see eelnõu läbi ei lähe siin saalis, teoreetiliselt on see ju võimalik, siis ulatub kogukahju kuni 27 miljoni euroni. Ja selle peale tuli mulle kaitsepolitseist vastus eelmise nädala lõpul, et ma seda täpselt tsiteerima ei hakka, kuna see on ametkondlikuks kasutamiseks, et nemad ei näe mingit põhjust menetlust algatada ja kõik on omadega väga-väga hästi, nii nagu Eesti Vabariigis kogu aeg kõik on väga-väga hästi. Ja vaat natukene enne, kui ma tulin siia pulti, sirvisin natukene uudiseid ja oli üks pilt nõrkenud Eesti suusataja Milano taliolümpiamängudel. Nõrkenud Eesti suusataja. 120 miljonile inimesele on näidatud seda pilti ja videot, kuidas Eesti suusataja kokku kukub. Vaadake, see on nii võrdpilt sellele, mida me näeme praegu siin Eestis toimumas. Me näeme riigi kokkukukkumist. Ja see eelnõu on üks osa sellest, kuidas see riik kokku kukub. Ja see, et kaitsepolitsei ei näe põhjust algatada menetlust ja välja selgitada, kuidas niisugused asjad on võimalikud, see on üks osa sellest riigi kokkukukkumisest. Ega riigi kokkukukkumine ei käi niimoodi, et keegi kuskil vajutab detonaatori peale ja piraki kõik lendabki õhku. Ei, see on pikkamööda toimuv varisemisprotsess. Ja see varisemisprotsess on praegu olümpiamängudel väga hästi näha. Mitte ühtegi medalit me sealt ei saa. Mitte ühtegi medalit me sealt ei saa. Igal pool oleme viimased. Aga meil on olümpiakomitee ja meil on tohutud finantsid, mida me suuname sinna. Endine president on meil upitanud ennast püüne peale. Aga see on võrdpilt kõigele sellele, mis siin riigis toimub. Ja kui Annely Akkermann käis siin puldis nii-öelda taaskord meile selgitamas, kui hea eelnõu see on, siis sümptomaatiline on see, et keegi ei vastuta. Ehkki, nagu Varro Vooglaid tähelepanu juhtis, avaliku teenistuse seaduses on olemas paragrahvid, mis ütlevad, et inimesed, riigiametnikud, kelle tegevuse tulemusena riik saab konkreetset finantsilist või muud kahju, ta peab vastutama ja vastutama nii oma varaga, kui ka võib-olla kandma selle karistuse vanglas. Aga ei, meil mitte midagi taolist ei ole. Poliitilisest vastutusest, no see on naerukoht. Seda ei ole meil Eestis ammu enam. Seda ei ole ammu enam. Mingit poliitilist vastutust. Mis asi see on? Tuima panemine on meie poliitilise vastutuse nimi. Ja siin me nüüd oleme. Loeme täna uudist ka sellest, kuidas Kalle Laanet, kes väidetavalt kelmuse läbi on tekitanud riigile kahju 13 000 eurot, ehkki reaalset kahju ei ole keegi saanud. Läheb aastaks ja 4 kuuks tingimisi vangi, tõenäoliselt küll ta kaebab edasi ja see protsess mõnevõrra venib. Aga see on võrdlus sellele kõigele, mis siin toimub. Paluks lisaaega. Jah, 3 minutit lisaks, palun. See on võrdpilt kõigele sellele, mis siin toimub. Kuidas täieliku vastutustundetusega surutakse läbi küll maksutõuse, pannakse tuima elektri hinnaga, mis inimesed laostab. Kuskilt loen mingisugune tädikene räägib, et tal on 1 kraad toas sooja. Aga keda see huvitab? Kas see huvitab Sutti? Huvitab see Michalit?
Huvitab see kedagi kolmandat, Keldot, neljandat, viiendat, ma ei tea, siin komisjonide juhte? Ei huvita. Ei huvita. Vaadake, üks selline sari jookseb Korduses praegu, mäleta, mis TV-kanali peal see on, mõrvaennetajad. Ja see on nii sümptomaatiline. Seal on superaju, supermasin leiutatud, mis peab ära hoidma terrorismi, paljastama võimalikke kavandatavaid terroriakte. Ja selle masina esimeses versioonis ei ole arvestatud sellega, et ka tavalised inimesed võivad kannatada saada. See on loetud ebaoluliseks, kaasnevaks kahjuks. Ja siis tuleb üks missiooniga mees, kes selle masina on leiutanud ja ütleb, et nii ei saa olla, ja programmeerib selle masina ümber, nii et ka tavaline inimene ei ole enam kaasnev kahju ega ebaoluline. Vaat selle eelnõu kontekstis mul on väga tõsine palve kõikidele koalitsioonisaadikutele, ka nendele, kes praegu seal mind ei kuula, ehkki võiksid kuulata, ja kellel on väga ränk süü Eesti rahva ees seoses koroona süstimiste ja kogu selle värgiga. Et arvestage sellega, et iga inimene on väärtus, nagu te armastate korrutada. Keegi ei ole ebaoluline. Ja lähtuge kõikide eelnõude hääletamisel sellest, et keegi ei ole ebaoluline. Ja ärge tegelege korruptsiooni, ideoloogilise ärapanemise ja lihtsalt tuima totrusega. See on minu siiras soov, aga ma olen kindel, et te seda ei järgi ja selle jätkuks saab olema Eesti Vabariigi jätkuv erodeerumine, kuni tuleb ühel päeval meie lauale võib-olla uus baaside leping, millele te annate oma poolthääle. Ja ärge tulge siis ütlema, et need, kes vastu hääletasid, on samuti vastutavad selle eest, milleni teie olete selle riigi viinud. Aitäh!